Kui me räägime abivahenditest, siis mõtleme selle all toodet või vahendit, mille abil saab parandada või säilitada lähedase iseseisvust ning tegevusvõimet. Abivahendid aitavad su lähedasel paremini igapäevaeluga toime tulla ning vähendavad sinu koormust lähedase hooldamisel ja temaga tegelemisel. Selleks, et abivahendit taotleda, on tarvis läbida 3 sammu. Esiteks tuleb pöörduda spetsialisti poole, kes tuvastab abivahendi vajaduse. Selleks spetsialistiks võib olla kas pere- või üldarst, arst-resident, eriarst, õde, tegevus- või füsioterapeut või hoopis ämmaemand või logopeed. Teiseks sammuks on tõendi väljastamine. Kui spetsialist on tuvastanud abivahendi vajaduse, siis ta väljastab vastava tõendi. Milline spetsialist konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, oleneb abivahendist. Sotsiaalkindlustusameti lehel on välja toodud abivahendite loetelu tabel, kus iga vahendi taga on kirjas, kes seda väljastada võib. Vajadusel oskab sind siin suunata ka perearst, tegevus- või füsioterapeut. Kui tõend on väljastatud, siis ongi jäänud viimane samm, milleks on pöördumine abivahendeid pakkuva ettevõtte poole. Abivahendite pakkujaid on mitmeid. Mõned abivahendid on kättesaadavad apteekidest, teiste jaoks peab pöörduma vastava ettevõtte poole. Et leida endale sobiv pakkuja, tuleb appi Sotsiaalkindlustusameti loodud kaardirakendus, mis on leitav nende veebilehelt. Rakendusel on filtreerimise võimalus, mis aitab sul tuvastada sobiva abivahendi pakkuja. Toome näiteks, et sa elad Tartus ja sul on tarvis soetada dušitool oma lähedasele ning sa otsid ettevõtteid, kes neid pakuvad. Vali kaardirakendusest Tartu maakond, seejärel toote kategooria. Dušitool kuulub põetus- ja hooldusabivahendi kategooriasse. Viimasena vali toote nimetus, mis praeguse näite puhul oleks poti- ja dušitoolid. Kaardirakendus kuvab sulle Tartus asuvad ettevõtted, kelle käest saad dušitooli osta ja rakenduse all on ka tabel ettevõtte kontaktinfoga. Abivahendeid saab soetada riigi soodustusega. Selleks peab abivahendeid pakkuval ettevõttel olema kehtiv leping Sotsiaalkindlustusametiga. Soodustuste määrad on erinevad. Lastel ja tööealistel peab soodustuse saamiseks olema määratud puue või osaline või puuduv töövõime. Vanaduspensionäridel ei eelda abivahendi saamine puudega töövõime languse olemasolu. Tasub ka meeles pidada, et alati ei ole tarvis abivahend välja osta, mitmed ettevõtted pakuvad ka rentimise teenust. Abivahendite maailm on suur ja selles orienteerumine võib esmapilgul tunduda keeruline. Järgnevalt tutvustame 4 abivahendite kategooriat, millest võiks sulle ja su lähedasele kasu olla. Esiteks vaatame liikumisabivahendeid, mille alla kuuluvad kepid, harkkepid, erinevad kargud, ratastoolid ning käimisraamid. Kepid pakuvad lisatuge kõndimisel ja suurendavad toetuspinda. Kui lähedasel on vaja suuremat stabiilsust, siis tasub tavalise kõnnikepi asemel kaaluda harkkepi kasutamist, millel on 3 või 4 toetuspunkti ning muudab seeläbi tasakaalu hoidmise kergemaks. Kepid suurendavad koormust ühe käe randmele ja kui on teada, et su lähedase ranne on nõrk või valulik, siis alternatiiviks on küünarkargud, kus keha raskus jaotub randmele, küünarvarrele ja õlavöötme piirkonnale paremini. Käimisraamid ehk rulaatorid on mõeldud käimisraskustega inimese abistamiseks kõndimise ajal. Neid on väga erinevaid mudeleid. Uuri abivahendi ettevõttest, milline on sinu lähedasele kõige sobilikum. Rulaatori plussiks on, et pidurid asuvad käepideme juures ja vajadusel saab piduri peale panna ning istumisalusel korraks puhata. Ratastooli soetamisele tasub mõelda siis, kui lähedane ise enam kõndida ei saa, aga istuda siiski jõuab. Selle abil saab ta kas ise toas ringi liikuda või soovi korral õues värsket õhku hingamas käia. On olemas manuaalseid ja elektrilisi ratastoole kõrge ja madala seljatoega. Abivahendi ettevõte nõustab, milline on sinu lähedasele kõige sobilikum. Teiseks kategooriaks, millest räägime, on abivahendid tualetti ja vannituppa. Nende abil saab lihtsustada WC ja vannitoa toiminguid. Siia kuuluvad erinevad tugikäepidemed, poti- ja dušitoolid, vanniistmed, potikõrgendused. Tugikäepidemete eesmärk on lisatoe pakkumine. Neid on olemas nii seinale kinnitamiseks, näiteks dušinurgas või tualetis,
Dušinurgas pakub see lisastabiilsust, tualetis kergendab potilt üles tõusmist. Vanni serva külge kinnitatav käetugi teeb lihtsamaks vanni mineku ja sealt välja tulemise. Potitoolid ja poti kõrgendused aitavad lihtsustada WC toiminguid, kuna neil on kõrgem istepind. See muudab toolile istumise ja sealt tõusmise lihtsamaks. Potitooli saab kasutada eraldiseisva vahendina koos ämbriga, mille võib paigutada voodi kõrvale, kui lähedasel on liikumine tualetti keeruline. Dušitoolid vähendavad libisemise riski pesemise ajal ning lihtsustavad intiimhügieeni toiminguid tooli istumise alusel oleva avause kaudu. Olme abivahendite gruppi kuuluvad tooted, mis aitavad muuta igapäevaseid toiminguid mugavamaks ja lihtsamaks ning võimaldavad säilitada iseseisvust söömisel ja joomisel. Kui su lähedase käeline suutlikkus on langenud, siis tasub mõelda ergonoomilistele söögiriistadele. Neil on üldjuhul jämedam vars, kust kinni hoida ja seetõttu ei tekita käele liigset koormust ning pakub paremat haaret. Toidu haaramise osa võib olla erineva nurga all, mis teeb lihtsamaks toidu tõstmise suhu. Tilaga ja 2 kõrvaga joogitopsid muudavad vedeliku tarbimise lihtsamaks. Tila asetatakse suhu, mis väldib seeläbi joogi mahavoolamist külgedelt. 2 sanga parandavad haaret, mis teeb tassi hoidmise ja suule tõstmise kindlamaks. Taldriku alla panemiseks on olemas erinevad mittelibisevad matid, et taldrik söömise ajal paigal püsiks. Viimaseks kategooriaks on siirdumis- ja teisaldamisvahendid. Nende abil saad lähedase hooldamisel vähendada koormust enda kehale. Siia kuuluvad nii väikeabivahendid, mis soodustavad libisemist, tõstmist ja pööramist, aga samuti ka suured abivahendid, nagu lingtõstukid ja püstumistõstukid. Lähedase asendi korrigeerimiseks voodis tulevad appi erinevad libisemist soodustavad vahendid, näiteks libilinad, libirullid, kindad ja libilauad. Need vähendavad hõõrdumist 2 pinna vahel. 2 libedat pinda üksteise vastas on tõhusam kui 1 libe materjal tavalise riide vastas. Seega võimalusel eelista libirulli libilinale. Libirulli saab hõlpsasti paigutada lähedase alla. Lähedane võib jalaga tõugates end siis ise sättida voodi peatsi suunas. Kui lähedasel jõudu ei ole, saad sina haarata rulllinast ja asendit korrigeerida. Libikinnas on hõlbus abivahend, kui soovid oma lähedast voodi keskosa suunas sättida. Paned 1 kinda endale kätte, lükkad käe abaluude alla, tekitades sellega libeda pinna ja teise käega aitad asendit korrigeerida. Sama kordad siis puusavöötme ja jalgadega. Kui sul on vaja abistada lähedast püsti tõusmisel, siis on soovituslik kasutada tõstevööd. See asetatakse ümber lähedase piha. Vööl on olemas aasad, kust sa saad ilusti kinni haarata. Libilauaga saab siirduda hästi voodist ratastooli või potitoolile. Pea meeles, et kõrgemalt madalamale on lihtsam libiseda. Võimalusel, näiteks funktsionaalvoodi olemasolul, säti voodi kõrgus sobivaks. Pöördlauad sobivad juhuks, kui su lähedane jõuab püsti tõusta, aga samme teha ei jõua. Selle abil on lihtne pöörata oma lähedane ratastoolile või potitoolile. Lingtõstukid on sobilikud inimesele, kes ise üldse liigutusele kaasa ei aita, aga keda siiski on soov pesta duši all või tõsta toolile istuma. Abivahenditest ja nende hüvitamise süsteemist annab põhjaliku ülevaate abivahendite teatmik. See on kasulikuks materjaliks abivahendi vajajale ja kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti veebilehel.